Tšau, ägedat esmaspäeva sulle. Olen tagasi väikeselt puhkuselt ja leidsin, et täna oleks oluline jagada seda taipamist, mis minul hiljuti enda paari suhtes toimus. Nimelt selgus, nagu omavaheline selgus, üldsegi ükskõik kelle kahe inimese vahel olev selgus on nii oluline, et tihti me mõtleme, et või vähemalt mina teen seda, et ju ta saab täpselt samamoodi aru, kuidas mina saan aru. ja seetõttu tegelikult võib tihti jääda nagu päris palju sellist mõistmatust või arusaamatusi tekkida. Ja seetõttu on hästi oluline, et tegelikult ka sellised väiksemad asjad rääkida selgeks ja mõista, kuidas teine pool seda asja näeb. Et ja eriti minu arvates paarisuhetes ja eriti just rahateemadel on oluline omavahel jagada ja olla avatud ja selles suhtes ma lugesin just hiljuti ühte postitust ühe paari kohta, kes on väga pikka aega koos olnud ja nad ei ole küll mingid rahaeksperdid, aga nad teevad nii, et neil on ühine konto, nii-öelda perekonto ja isegi ettevõte, mille nad lõid, kuigi tegelikult naine lõi selle, siis ta tahtis, et ka mees oleks selle juhatuse liige, et nagu ta tahtis väga, et kõik asjad oleks hästi ühised. Et alati ei pea nagu just täiesti nii tegema, aga ma arvan, et on hästi oluline läbi rääkida ka rahateemad. Et ma usun, et nii mitmetelgi võib olla selles osas keerukusi, sest tihti koolis ei ole ühtegi ainet selle osas ja kui ülikoolis just majandust ei õpi, siis tegelikult sa ei saa nagu selle kohta nii palju teada. Aga samal ajal, kui sa sellest räägid enda teise poolega ja avad ennast ja nagu jagad seda poolt ka, siis tegelikult see side läheb ainult tugevamaks. Et hästi oluline on avada ennast, rääkida sellest, kuidas nagu sinul päriselt on, kuidas sina päriselt tunned, et et tihti ongi nii, et sina avad ennast ja siis avaneb sinule keegi teine, kellega sa räägid parasjagu või kellega sa oled suhtes või et avatud olemine teeb ka teised inimesed avatuks. Aga et ühesõnaga ära eelda kunagi, et keegi teine saab täpselt nii aru, kuidas sina mõtled. Jaga, suhtle oma mõtteid ja kuula, kui teine räägib, et siis päriselt mõista ja ühiselt koos edasi minna. Ja selline mõttetera sulle tänases esmaspäeva. Sellel nädalal on kolmapäeval täitsa veel aegu saadaval, kes tahavad tulla. Ja reede ja pühapäev siis sõidan teie juurde koju, et võite mul kodukal siis broneerida. Aga lepime kokku siis selle täpsema aja ikkagi igaks juhuks ka üle e-maili. Tänud jälle kuulamast, like'i ja subscribe'i ja ole kursis ja näeme jälle. Tšau!